Tere! Tere! Järjekordne Kokka Eegiga saab alguse Noaterrassilt. Ja täna on mul külas siin Emmanuel Ville. Ehk lihtsamini kõigile vist teatakse sind pigem Manuna. Õige, 4 täht. Manu. Ja lihtne meelde jätta. Räägi Manu, mis me siin täna valmistama hakkame? Alustan aitäh kutsumisest. Jaa, päris huvitav. Minu lemmikuid asjad on muidugi grineegi. Suured, väiksed, iga formaat mulle meeldib küpsetada. Ja minu lemmikliha, mis on nagu Olda Hansa väga populaarset, on see pudra sissefilee. Pudra sissefilee, jah. Pudra sissefilee, ütlete, läheb väga kiiresti, aga sama ei lähe kiiresti. Me peame puhastama, siis paneme marinaad, natuke kadaka, oksed, küüslauk ja trüffeliõli. Kõrge marineerime, siis ta läheb kõrge grill ja siis madala grill. Ma arvan, kuskil 20 minti. Ta nagu, sisu peaks olema 55-56. Just. Ja karniir samamoodi. Üks karniir, mul on see Belgia lemmik juurvile, sigur. Kuule, see läheb hästi kokku. Me oleme ju siin Sigur restoranis. Jah, see läheb hästi kokku. Noa ja Sigur peakokk. See on Belgias hästi populaarne, see meie rahvusköök. Seda lõikame seda maha, lõikame pooleks, natuke õli, grillame jälle kõrge, jälle madal temperatuur. Paneme järel küpsema sinna, siis sinna madalal. Ja siis jälle minu lemmikud on seened muidugi. Ja seened samamoodi. Kõrge grill, natuke küüslauka, petersil, väiksed maitsaine siin juurde ja jälle madala. Ja siis serveerime seda koos. Head. Ja ma leidsin ka natuke veel trüffelid siin. Talvetrüffelid siit. Oma ajast. Ja selle viilutame sealt peale. Ja kindlasti alati, kui aeg on kauples minema, Sibulamoos, Olda Hansa Sibulamoos sobib siin ka hästi koos. Ma vaatan, et siin on veel mingi Olda Hansa toode. Mis see seal on? Kas see läheb ka meil täna siia liha kõrvale või? Ei, ma ei usu, see kord ma ei paku, aga see on ka võimalus kätte saadavad erinevad kauplusid siin linnas Olda Hansas suitsuhapukapsas. Kuule, see kõlab väga hästi koos meil. See läheb nagu sellega grilliteemaga ka meil hästi kokku suitsuhapukapsas meil. Kindlasti. No vaata ilm, kui on külm ja hapukapsas, mis veel on vaja. Just. Väike naps võib olla. Mina hakkan nüüd pihta. Jaa, mina räägin paari sõnaga, mida mina täna teen. Et ütleme nii, et jahimeestega rääkides, kuna meil on täna uluki teema on siin, et jahimeestega rääkides, siis nad ütlesid, et 3 sellist toorainet või 3 tükki loomast siis ulukist on, mis esimesena lähevad kaubaks, ongi maks, siis on sisefilee ja keel. Et meil on sisefilee esindatud, maksa meil ei ole, aga mul on siis täna ulukis siin hirvekeel, mille ma olen eelnevalt ära juba keetnud. Nagu ikka, loorber, sibul, pipar, natukene pani valget veini ja vett. Ja seda ma serveerin ka, et lõikan ta pooleks ja korra grillin ta kergelt üle, et sellise mõnusa grilli maitsese juurde saaks. Ja siis köögiviljadest, mis ma siia täna kõrvale teen, väikse sellise kiire salatiga, on samamoodi nagu Manul olid seened. Mul on ka seened, küll väheke teistsugused, Chimay seened, Brüsseli kapsas. Kuule, räägi, kas Brüsseli kapsas on teil ka popp või? Joo, kas ma suure sellega, aga kõige probleem on see, lapsed ei söö seda palju. Ei söö, jah? Aga mulle väga meeldib. Mulle väga meeldib Brüsseli kapsas. Väga hea. Ja sinna Brüsseli kapsaga veel ma panen siis lillkapsast natukene sinna kõrvale. Ja siis mul jäid eilsest, kui ma neid hirvekeeli autasin või keetsin, et seal jäid mul sibulad olid ka, mida ma seal keetsin. Neid ma kasutan ka täna siin köögivill lisand sees. Et neid sibulaid ma soovitan mitte nagu täitsa lödiks keeta, et ennem välja võtta, et 1,5 tunnikest lasin. Ta annab selle sibula maitse siia ilusasti puljonksil ära ja siis on neid mõnus ka täna siin grilli peal kasutada. Ja selle köögivilja lisandi siis ma sinna sellist rammusust või jõudu juurde andes ma panen sinna veel maapähkleid ka. Et see on purustatud maapähklid, aga ta ei ole täitsa sellist kreemiks lastud. Aga siin on sellised väiksed tükikesed ka sees. Oi, mulle väga meeldib. See on nagu Hollandi rahvustoit. Maapähkel. Nüüd ma teen natuke väike marinaad siin. Just, räägi, mis sa Manu sinna marinaadi paned? Kadakamarjas. Kadakamarjad, oi. Eesti oma. Eesti teema ju. Siis natuke sool. No mulle meeldib kasutada seda Himalaia sool. Ja siis see on nüüd kataka, oksed. Seda mina ajan võtnud. Otsaajast, mul on seal päris palju. Seal Jõelähtme kandis. Ahah. Kas sa linnas ei elagi või? Sa elad siis, ma saan aru, et väljaspool. Praegu elame, jah, Jõelähtme, Ruukülla. Seal võib väga ilus praegu olla, ma mõtlen, see lumi ja kõik see. Oi, mõnus. Aga hommikul ärkad üles, pead natuke tööd tegema alguses. Lumil lükkata ja see on päris tervislikud. Aga Manu räägi, sa vist päris
päris eestlane vist ei ole, räägi inimestele. Miks sa arvad, ma ei ole eestlane? ma mõtlen, et mitte võib-olla valesti ütlesin, nagu mitte Eesti juurtega siis, et sul on kusagilt need juured tulevad kusagilt mujalt. Sa oled, selles suhtes sa oled rohkem eestlane kui mõni teine eestlane, ma olen sellest täitsa kindel. No ja 95 sattusin esimene kord. 20 aastat tagasi ja 25 juba, jah. Ma isegi... 25 aastat tagasi, jah? Aega läheb nii kiiresti. Just. Ei, ma tulin Belgiast, jah, õige. Nii. Et kas sul keegi vanematest oli Eestist pärit või kuidas sa siia? No mulle meeldib seda seikaldada. Siis tulin tagasi Indoneesia. Indoneesiast. Korralik kontrast ikka, Indoneesia, Eesti. No ja natuke teistmoodi, on ju. Mõtlesid, miks mitte seda Nordic natuke külastada. Ja. Siis internet ei olnud selle ajal. Telefoni internet ei olnud. Kus sul üldse tulid sellised idee peale, et kuule, et ma nüüd lähen Eestisse? Kas sul oli siin kedagi ees ootamas või keegi kutsus sind? Ei ole, raha oli otsas. Siis tundus, et Eesti on selline hea riik, kus raha teenida. Mitte selle pärast. Lihtsalt raha otsas reisimiseks, kas mul ei olnud plaani siin tööd tegema. Lihtsalt puhkama, jah. Siis ma leidsin üks restoran, Belgia restoran siin, restoran Roosikrantsi. Ma ei tea, kas sa tead seda? Ma vist ise seal söömas ei ole käinud, aga ma olen kuulnud sellest, jah. No ja see läks kinni aasta 2000. Ja siis oli 5 aasta seal. Aga algus oli nagu rohkem puhkust, ütleme. Teen tööd, anna mulle süüa, natuke söögid ja magamist ja duš ja muud mul ei ole vaja. Sa oled selline vähenõudev inimene, siis võib öelda või? Alati. Rohkem, ei, palju mul ei ole vaja. Seda sul on õigus, jaa. See marinaat on nüüd valmis. Piipermann pann, sama eelme räägime, ma pean natuke kontrollima. Mul on siin piiperveski olemas, kui sa tahad veel. Ma panin siia, kõik on sees. Võtan siin lussika ja nüüd. Sa paned selle marinaadi siis siia põdrafilee peale, jah? Ma saan aru, jah? Aga nuusuta seda nüüd. Kahjuks seda ei saa näitada kaamera ette, aga... Ossa poiss. Millene pomm, on jah? See lõhnab küll hästi. Ma arvan, et ta maitseb veel paremini pärast. Ta soovib hästi koos selle lihaga, jah. Kas see on sul Oldehansas menüüs ka olnud sellist? Jah, see oli menüü sees. No samamoodi, muidugi meil ei ole grillineeg, kas vanalinnas ei ole lubatud. Paneme kiiresti grilli ja siis läheb 20 mindi aeglaselt järelküpsetama. Siis temperatuur peaks olema 55. Aga kui klient küsib küpsetamine natuke rohkem, siis teeme seda kindlasti. Ma saan aru, et täna meil väga aega ei ole lasta talle marineeruda, aga kui sa kodus teed, mis sa arvad, kas sa siis soovitaks, et inimene teeks ta hommikul valmis, et siis ta marineerub natuke ja õhtul alles grilliks või on pigem, et kohe teed ja kohe grillile? Ei, öö läbi oleks. Öö läbi oleks veel parem, jah? Okay. Maitsed avaneb, sa tead. Just. Peab natuke puhkama, nagu toit ei tohi kiirustada. Täpselt, jah. Kunagi ei tohi kiirustada. Mina kunagi ei kiirusta. Nii, aga Manu paneb siis liha nüüd grillima ja mina hakkan siin, minul käib täna, see asi käib hästi kiiresti, kuna mul on selline eeltöö juba tehtud, et keelt sa ei saa nagu otse, eks sa saaks grilli peal ka teed otse teha. Ma ei ole kunagi teinud, aga ma olen ikka alati natukene minna ära keetnud, siis olen teinud. Ma arvan, et saab. Saab, aga see võtab... Kas sa proovid ja annad meile teada pärast või proovid ise või? No aeglaselt, kui sa paned vee all natuke ja suitsetad. Just, saab. Kõigepealt panen siis oma juurviljad siia. Või mul natukene veel aega. Ma vist ei hakka oma juurviljasid veel tegema või? Või ära kiirusta, jah. Just. Räägi parem juttu. Ma proovin ma proovin. Nii. Oma sigur. Jah. Grillima. Grillida, jah. Eriti, ta on hästi populaarne Belgias koos peekoniga ja juustukast või metsloomaliha. Lihtsalt viilutad ja praed läbi võiga siit. Või terveni haudutakse. Ei, niimoodi tervena ta on ka väga maitsev, jah. Jaa. Ta siia mõnusalt see põdra kõrvale veel, ma kujutan ette, et see on väga maitsev. Ma teen 4, igaks juhuks, siis üks tuleb kindlasti välja. Natuke õli. Ma arvan, et meil Manuga täna jätkub siin juttu kauemaks. Mul on päris mitu küsimust, mis ma olen tahtnud küsida. Ma olen aktiivne, on ju? Kuule, räägi sellisest asjast. Mina tean sellist sööki, cordon bleu. Ja mina ka. Sina tead ka sellist sööki. Eks see on seal sinu, ütleme, kus sa päritolult oled, et sealt vist on see täitsa populaarne söök, jah? Jaa, no jälle nagu see, kodus sööme seda peaaegu üks kord nädal, vanasti. Jaa. Aga mitte sellest söögist nii väga ei tahtnudki rääkida praegu. Räägi, sa said Eesti peakokkade ühingu poolt said sellise aumedali või kuidas seda öelda, cordon bleu on ta nimiga, eks ju? Le cordon bleu. Just. No mina teades,
no Le Cordon Bleu tuli kuskil Prantsusmaa ja seal on palju kokad, kes on hästi aktiivne. Just. Aga Eesti peakokaliit, see on nagu hästi aktiivsed inimest, kes saavad selle üllatus nagu au väärtus eesti keeles. Ja no, ma olen aktiivne. Et hinnatakse sinu nagu tegevust kokandusmaastikul siis Eestis, eks ju? Jah, et õige. sa oled täpselt aktiivne ja sa viid seda, ütleme, sa toidumaastikku edasi. Jah, pluss ma teen koolitus, annan koolitus, Just. võistlus, ma olen hästi aktiivne olnud ja kui küsitakse, siis ma teen ja ma teen ka Eesti toit, hästi huvitav, presenteerin Eesti toit välismaa. Väga äge. Ja päris palju, see oli Brüsselis me käisime, Moskvas, Itaalias 5 kord, ma arvan, Eesti toit presenteerida, Eesti maitsed. Kus veel oli? See võtab lausa mõtlema, et sa oled ikka väga palju jõudnud oma elus. Ma arvan, et sa ei kahetse, et sa Eestisse jäid pidama vist või? Ei kahetse, muidugi. Et sa oled rahul. Sul on pere ja kõik siin ilusasti. Ja mul on armas naine, armas lapsed. Aeg läheb kiiresti. Ma olen su naise ja lastega isegi kohtunud, et ütleme nendel Piikrineegi üritustel siis. Nad on sul abis olnud. See on minu naine ja lapsed oma lemmikutegevust Grineegi üritus. Oli nii kahju eelmine aasta jää ära. Aga see aasta tuleb selle võrra suurema pauguga, ma kujutan ette see Grineegi üritus. Ma arvan küll, jaa. Tauno on ka meil siin kaamera taga, et ma tahtsin korra täpsustada Tauno käest, mis kuupäeval see Flavor Flair on see aasta? See on 4. juuli. 4. juuli siis, jah. Et ega see ei ole mägede taga, siin on, kui lumi on sulanud põhimõtteliselt, siis on see üritus käes juba. Et ootame teid kõiki seal ja et kui siin midagi ei muutu siin maailmas, et siis me oleme Manuga seal grillide taga, ma saan aru. On jah? Ma ootan seda. Super. No muidugi tule. Mul oli eelmine aasta, kui see üritus ära jäi, siis üle-eelmine aasta vist rääkisime sellest ja ma panin kohe kalendrisse endale kirja ja siis ma helistasin ka Taunole, selle kalendrist tuli meeldetuletused, nii Piikrineegi üritus, et siis ma helistasin kohe Taunole ka, kuule, tead, mis päev täna on või? Tauno nagu kohe ei saanudki aru, et mis päev see on, et kuule, täna peaks Flavor Flair toimima. No ja aeg läheb kiiresti, on ja tegevust on palju ja see koroonaga. No vaata, kui ilusti arvestid. Kuule, see näeb väga ilus välja. Siis ta läheb siin või, näteke apelsina ja sitronikoored. Väikest järje küpsetamine, nagu ta hautab või sisse ja annab see kerge suitsu. Süsteem töötab. Väga hästi töötab, jah? See on hea teada. Ütleme, et kas sa saad, et Olde Hansas on teil see, et te lähtute nagu sellest keskaja menüüst. Kas sa saad seal siigurit ka kasutada keskaja menüüs või teda ei olnud siis olemas? Ei, siigur ei olnud. Ei olnud siis, jah? Et ta on kuidagi hiljem tekkinud siia, jah? See tuli hiljem kasvatus. Te vist isegi, ma saan aru, et kartulit ei kasutagi, et kartul on isegi hiljem tulnud, jah? Kindlasti, jah. Kartul, kõrvits, tomat, zukiinid, kõik ei tohi kasutada. Kõik ei tohi kasutada, jah? Tšiili, no pead ette vaata olema, kas meil on keskaeg, me elame keskaeg. Ja kaks presenteerimisviis, aga maitset on tähtis meil, kõik on balanssis. Teil on see hästi autentne kõik seal, ütleme, see teenindajate riided, see kõik see restorani või maja välimus ja siis see söök samamoodi, vaata. Õige. No tähtis on see, nagu seda, Olde Hansa annab midagi tagasi linna, ütleme. See on nii vana, nii ilus linn meil on siin Tallinn. Ma arvan, et üks käidavamaid restorane või olite siis sel ajal, kui ütleme, et siia välisturistid ja kohalikud ka tõid oma külalisi siia või et siis ma arvan, et üks autentsemaid kohti ongi Olde Hansas, ma arvan, mis mul kohe meenub niimoodi. Me proovime ka respekteerida seda keskaega. Kvaliteet on tähtis. Nüüd ma natuke seened, sool, piper. Nii, Taunon on tähelepanu. Must piper. Kuuleme. Jah, siin tuli üks küsimus või kommentaar, et Sanna siin ütleb, et kõik ilus, aga jeeru mitut grilli selleks toiduks korraga vaja. Et Allar ja Maru, kuidas te seda kommenteerite? Minul on üks grill oma toidu jaoks. No tavaliseks, mille pärast mul on 2 grillid. Üks grill on ka võimalus, on võimalus Grineeg on erinevad etapid. On ja? Et saaks neid ka kasutada, jah? Jah, seda kasutada, aga siin on see võimalus, ei ole praegu, kas mul on natuke siin matalama, kas ma pean kõrge panna. Ja siis ma mängin, ma alguses teen grill kõrgemaks, siis panen kinne ja siis panen seda.
niimoodi saab ka muidugi. Aga noh, kui on natuke helitatud, kasutad 2. Aga kui sul on üks grill, et siis saab pagasti selle 1 grillik ka hakkama, et ei pea 2 olema. Lihtsalt see on mugavad, nad tegid 2 tükki korraga. Ja ajagraafi ka, ta võtab rohkem aega. Meil selle laivi jaoks on ikkagi piiratud see aeg. Kas sa saad kiiresti, grillneeg saab kiiresti üles tõsta ja kiiresti madalaks. Aga jah, et kui sa paned luugid kinni, et siis tal see temperatuur läheb kohe madalamaks. Sellepärast meil on 2 ajagraafik pärast. Nii, kuule, aga nüüd hakkan mina ka omi asju vaikselt tulele panema. Jaa, ma arvan kuskil 15 minti. See ilusti läheb. Ma loodan, et see pann ei ole liiga kuumaks juba läinud, et panin ta siin tükk aega tagasi juba sisse. Aga mina siis panen kõigepealt seened ja šimei seened ja Brüsseli kapsa panen siia endal grillima. Või noh, ütleme panni peal siis teda röstin siin, praen. Annan talle siis head maitset juurde. Üks seenepoiss jooksis minema. Aga et lasen nendel kapsastel ja seentel natukene pruunistuda ja aududa siin, et siis lisan lillkapsa järgi. Nii, Manu, mul on sulle veel küsimusi. Oho. Järgmine küsimus ole, räägi, mis seob sind ja Bocuse d'Ori? Kuidas ma seda nüüd vastan? See tuli ootamatult, see küsimus praegu. No Bocuse d'Or on nagu minu südani lähedal, nagu väike laps, kes jookseb mulle taga ja teeme kõige paremaks seda Eesti riik välja tuua Bocuse d'Ori kaudu. Just. Ja Bocuse d'Or on juba 10 aasta, ma tegelen sellega. Võimalus tegele sellega koos Era Demjanoviga. Just täpselt, et Dimitri on siis selle Bocuse d'Ori nagu selline, ütleme, esindusnägu ja siis sina oled siis, kes temaga koos seda paralleelselt siis jah, no koos organiseerisime organiseerite ja eelmine aasta oli veel nii vägev, et siin oli Euroopa eelvoor oli Eestis. Joo, sa olid ka kohal enne? Jah, ma olen ka kohal, jah. Oi, siis ma kaotasin paar kilot ka. Nägime päris pikalt ja päris mitu päeva teine täis seal. See üks päev oli päris aktiivne küll, jah? Ei, aga nagu ma aru sain, et Prantsuse siis ütleme Bocuse'i siis esindajad, kes siin Eestis koha peal olid, et neile vist meeldis. Ma sain aru, et tagasiside oli väga positiivne. Organisatoorne pool oli väga kistilt. Koha peale oli suured kiituse, siis tagajärg oleme väike Zoom ja siis oli nagu väga positiivne tagasiside. Visuaalselt oli väga ilus organiseeritud disaineritega, pluss koha peale sujuvad, kas ta päris raske muidugi? Ja. Seal ikka tohutult inimesi ja kõik see terve Saku Suurhall oli seda tehnikat ja no ütleme, pealtvaatajaid ei olnud. Aga osavõtjaid oli ikka piisavalt seal. Mõned riigid küll vist ei saanud tulla seal seoses koroonapandeemiaga, aga üritus oli vinge ja meie Eesti kokk oli ka minu meelest väga tubli. Ma sain neid sööke maitsta ka ja olid tõesti... Lucky guy! Ei tahaks öelda, et lucky guy. Tahaks ikka öelda, et seal on ikka tohutult palju tööd seal taga olnud. Ei, sa olid ka nii tubli seal. Sa tegid seda, abistas kõik tiimid kandikud peale panna toidud ja ma saan aru, on ju? Just. Pavel Kurjanoviga koos olime. Ta oli eelmine kord siin meil Kokka Eegiga laivil. Nuusuta nüüd see, mis ma panen siia sisse. Mis siin on? Kuule, see lõhnab väga hästi. Pirniliköör. Pirniliköör või? Pirniliköör. Ma vaatan, et ta on siin Olde Hansa pakendis, et kas see Olde Hansa toodab seda või? Ei tooda? See mulle catering pakendamist praktiline pool on see. Reklaami mõttes on ju väga hea selline pakend sul. No alati väiksed ristturundust peab olema. Just. Nii, räägi, mis sa sinna poti peal meile panid sinna punased marjakased, mis sul see on? Värvi jooks natuke jõhvikas. Jõhvikad, jah. Mulle valadi sassi pohlad või jõhvikas. Jah, see on jõhvikas sul seal. Aga jõhviga koht on ta päris suur, on ju? Jah. Meil on Prantsusmaa natuke väiksemad seda jõhvikas. Nii, ma võtan mõnusult siit mõne kuubiku võid. Ja pärast tood tagasi. Ütleme, mis see prantsuse söök, et ma väga palju seda võid küll siia ei pane, kuna mul tuleb ju siia see vähkel ka veel siia see
pähklikreem, et natukene panen. Ütleme, mis see prantsuse köök või selline ikka ilma võita on, et ma saan aru, et Belgia köök on ka ju, või Belgia restoranid on ka ju väga tugevalt mõjutatud ju prantsuse koolkonnast, eks ju? Kindlasti. No köögis, ma Belgia Coca-Cola läksin, on ju. Nii. Ja seal on kõik klassikal prantsuse retseptid peab teha. Nii, jah? Ja. Natuke teistmoodi. Belgias õppime kõik klassikal. Crème brûlée, chateaud. Aga ise mõtled välja retseptid ei teinud. Me õppime kõik. Esimene aasta isegi kõik oli ainult, mis oli by the book, eks ju nagu. By the book, by the recipe, by the book. Ja proovi teistmoodi tegema. Oi. Sa läksid sealt koolist võib-olla välja isegi visatud. Et nüüd, kui tänapäeval pigem inspireeritakse kokkasid, et kuulge, et näidake oma loomingut pigem, et siis vanasti oli see, et kõik by the book, jah? Jah, kas see baas on tähtis. See baas peab õppima puljongit ja lihad lõikamiseks, juurad lõikamiseks. Esimene aasta oli ainult terve aasta oli kana. Katsu huvitav, kuidas kana lõikata ja mis teha sellega. Et ütleme, et kui nõukogude ajal oli, et siis oli Spornik oli selline nõukogude raamat või Koka selline raamat. Panen natuke siia poole taha, sest olla siin. Et siis, et seal oli ka, kõik oli vaja by the book teha, siis asjad. Mul on üks olemas, siis selline. Ta on nii vana, ta on nii paks. Kõik lähed on katki ja ma arvan, see sama Spornik. Spornik, jah. Spornik, jah, on ta nimi. Kas sa kasutad ka vanasti seda? Kuule, ei, ma olen seda sirvinud ja ei, tegelikult seal on täitsa sellised inspireerivaid asju olnud, mida ma olen kasutanud küll, jah. Nii. Ma panen liha ka natuke. Pane muidugi, jah. Mul on veel siin üks puljong, keelepuljong siis. Eile, mis ma selle keele keetsin, et sealt mega head puljongit üle, et ma kasutan täna siin selle köögiviljaroa maitsestamisel ka seda. Aga tavaliselt Belgias keelepuljongi ei kasuta nii palju. Pärast ikka me paneme palju äädikat sisse. Kuidas teil on? Panete ka äädikast natuke? Keele kõrvale, jah, äädikas sobib ikka muidugi sellist keedetud, ütleme süldilaadsete asjade kõrval ikka. Sinep ja... No vaata, siin ma panin päris palju suits, ma loodan. Alarmi tuli siia. Jälle samamoodi hästi kõrge. Et korra lihtsalt brunistad seal mahlad kinni põhimõtteliselt ja... Oled on hea, kui ma liha natuke tempereerin ka, siis ta küpsetab õiglaselt. Liha on alati väljakutse, on ju? See sõltub vanus, noorus ja... Et ütleme, seal küpsetamisel ei ole nii keeruline enam, et sul on see piikrineegi termomeeter siin, et seda saame kasutada siin vahepeal, et liha temperatuuri, sisetemperatuuri kontrollida. Aitäh, see teeb elu lihtsamaks nüüd. Teen on ju. Super! Siin peaks palju jälgima korriga siin. Nii, Manu, mul on veel sulle üks küsimus. Räägi. Küsi kõik. Küsin kõik, jah. Räägi, et sul on, ütleme, üks selline piikriineegiga seoses üks selline tulevikuprojekt praegu siin plaanis. Kuna restoranides on praegu järjest vähem tööd, et siis sa vist saad seal toimetada selle projekti kallal. Valgusta meie laivi vaatajaid ka, et mis projekt see on. Sul on spioonid kuskil. No on, jah. Sul on palju spioonid, on ju? Nii on. Õige. No selle ma tegelen nüüd bussiga. Bussiga, jah? Ma tegelen bussiga, jaa. Aga kirjelda seda bussi, et mis sa sinna teed ja mis suuna ta välja näeb? Buss, jaa. Ma pean natuke mõtlema liha siin. Kohe. Mul on liha häda praegu. Jaa, tegeleme sellega kõigepealt. Kohe, ma panen siia. Siis ma panen siin. Mõlemat läks natuke liiga kõrge. Kinna panna. Buss. Buss, jah. Jaa, mul on see Jõelehtma kalda kandis Ruuküla samamoodi. Nii, kus sa elad? Kahekordne buss. Kahekordne, kas ta on selline inglise stiilis? Ta on täpselt Inglismaa, Bristol ja 40 aasta vana buss. Aga seda ma ostsin 4 aastat tagasi, 5 aastat tagasi. Ma mõtlesin, seal kandis ei ole mitte midagi praegu, seal Ruuküla. Nii. Ja ma mõtlesin, mul on seal maatükk. Miks mitte üks restoran seal ehitada? See on nagu restoran street food on, jah. Kas see kahekordne buss? Buss jääb sulle siis sinna koha peale pigem või sa hakkad sellega ringi seiklema? Kuidas see sul see
plaan nagu on see esialgne praegu selle bussiga? Jääb seisma seal, jah. Jääb seisma, jah? Joo, põhjas on see, ta on liiga kõrge, on ju? Ja. Ta on 4 meetrit 10 kõrge ja Eesti seadus järgi, Euroopa Liidu järgi ei ole lubatud sõita. Jaa, aga paar päev tagasi üks mees helistas mulle. Inglis, kes elab siin, Jason, elab siin. Nii. Kuidas buss läheb? Mina saan sõita sellega, mul on luba olemas. Ongi nii, jah? Nii armas. Kus ta selle välja? Aga no kahjuks ma tegin ikka remont ja ma lõikasin kaablid katki. Starteri kaabel. Nii. Nüüd ei lähe aga kas käima neid saaks seal asendada ju? Või on see keeruline töö praegus? Ega alati, ma arvan küll, spetsialist saab korda panna. Just. Ise ma ei oska, aga noh, nüüd ma puhastan kõik sees. Ahah. Puhastan kõik ära, nagu värv maha ja mustus maha. Aga nad selle ilmaga teeb mulle tugevamat muidugi. Aga nüüd ma ootan ilus ilm. Ahah, et siis hakkad värvima bussi, jah? Ja no siis ma pean nagu sees värvima, teise korrus. Vola homme ma teen juba lauad valmis, ehitan lauad seal. Nii. Kus inimesed sööma hakkavad? 5 lauad, ja. Kõik ma teen ise seal. Super, sa oled ikka universaalne vend. Aga kuidas tuleb ja lõpuks hakkad pärast ise seal süüa ka tegema, on ju? Joo. Ise ehitad ja ise küpsetad pärast. Joo. Ja mul on üks armas Indrek, kes abistab mind nüüd seda alumiinium porandab panna. Ahah. Riffel alumiinium. Ja, see, et ei libiseks seal kui... Ei, libiseks, et on ilus puhas ja läikib ja näeb välja nagu uus. Vägev. See on tähtis, näeb välja nagu uus. Kuule, need siigurid näevad sul siin ja ägedad välja. Seened ka. Kas ma tõstan äkist meile siia ühe selle taldriku? Mulle mahub siia endale kõrvale tegelikult siin. Mahub sul, jah? Jaa, ma panen siia lõike laua peale ta. Ja mul on natuke saame veel. siin mingid asju juba hakata serveerima, mis meil siin hakkavad valmima. See läheb siin. Teeme taldrikuga ilusust. Sigur natuke veel. Liha ei ole veel valmis. Ai, sellega võib natukene aega minna ka meil. Natuke puhkab veel, jah. Kas ta puhkab? Kas ma panen soolen piper iga pool, jah? Ma arvan küll, jah. Panin küll. Miks me saame pärast alati ju juurde panna? Proovis ära võtta, aga juurde saab alati panna, eks ju? See mulle ka meeldib kasutada. Kus see oli päris väga hea maitsega? Jaapani köögid, see on see juusu soojakasta. Et see on siis selline, ütleme, ma ei tea, kuidas ütled, Jaapani sidruna on sinna pandud siis või? Juusu on Jaapani sidrun, jah. Ja kas see päris õige sõnastus on, aga... Voot. Nii, Tauno tahab küsida midagi. Mul on küsimus. Küsi, Tauno. Sellepärast oleme siin. Mul on lihtsalt niisugune küsimus, et kas kokana kuidagi see uluk erineb ka, ütleme, sellist nagu siis muust loomast või seast, koduseast või koduveisest, eks ole. Kas see on kuidagi nagu mingi, lähenete nagu kuidagi teistmoodi selle ulukile? On. See sõltab nüüd jälle see vanus muidugi. Ulukuliha vanus, kui on väga vana, siis läheb rohkem hakliha, ma arvan. Siis läheb jah sellis vorstiks või konservis. Vorstis ja konservis. Aga kui väga noor, see sõltab jälle mis tükk muidugi, mis sa soovid kasutada. Ja ta on natuke agressiivne, on ju. Ma ei tea, kas see on väiksed metsaloomad on ka olemas nagu jännis. Oi. Nüüd, sa mäletad seda jännis? Ma mäletan, jah. Me ei hakka nimetama, kus me jänest sööme, aga ütleme, et see väga ei meeldib. See ei olnud Eestis. See oli väljaspool Eestit, jah. Et sellega mina väga rahule ei jäänud, aga Manu arvas, et see on traditsiooniline jänes, et peakski selliselt maitsema ja nii ta oli sellise vere ja šokolaadikastmega, et minu teema see ei olnud, jah. Ja. Selline jälle retsept ööpisime. Hästi rustikaalsed maitsed sellised, jah. Et ma saan aru, et sina oled sellist jänest ju ise valmistad samamoodi, jah. Ja, aga mitte nii agressiivne maitse. Aga noh, ja pluss, mulle meeldib see loomaliha või see metsloomaliha maitse on nii agressiivne maitse. Seda saab mahendada erinevad murumaitsed. Lisanditega, jah. Murumaitsed ja magusad maitsed. Just. Kuule, minul hakkab siin juba midagi valmima, et ma tõstan endale siin juba, sest ma ei hakkagi rohkem panema. Pildi peale paneme siia sellise ühe poole keelest. Keel, mille pärast nimetatakse keel ja keel?
emakeel või? Ma küsid selle pärast või? Niimoodi käib, on ju? Keel, jah. Mul on 42. 42, jah. 41. Siis ta võib seal natukene meil olla veel, nii et... Ta natuke magab siin. Täpselt jõuame need köögiviljad ära küpsetada. 50 on üks, seda ma teadsin. 51, 55. Ahah, siis ta hakkab kohe valmis saama, jah? Joo. Aga see põdra, see ei ole nii hull, kui ta natuke toores on. Jaa. Garniirid on ilusti valmis. Kuule, aga jagame siis taldrikut jälle või? Et anname, et ma annan pool taldrikut sulle ja pool taldrikut jätan endale. Haamer on. Päris nii, ärme nii päris tee, aga ütleme, et siit selline mõtteline joon taldriku keskel. Haamer on või? Nii armas on ju. On ju, eks ju. Manuga on alati lahe koos kokata, et Manuga saab alati palju mäia. Pane 3 tükki, siis on natuke. Ma pane. Siis jääb Taunole ka siit üks maitsmiseks. Mis sa ise kodus armastad valmistada või on sul nii hästi läinud, et sul keegi kodus on juba kokk ees ootamas, kui sa tuled koju? Ei? Teeme ise valmis. Väga palju teeme ise valmis. Ma saan aru, et sul on pere on ka selline kokandusliku kalduvusega, et sul on kaasa ka vist teeb süüa ju. Kas ma saan õieti aru? Talle väga meeldib süüa tegema. Talle meeldib koogid tegema, ütleme. Koogid ja magustoidud ja... Aga poiss meeldib süüa. Ta juba nägi mulle trüffelid siin kodus. Nüüd tuleb medium, jah. See tähendab veise välisveli medium. Ja. Tudrukud ka meeldib. Head söögid. No jah, ta on kasvanud sellega, on ju. Panen korra endale siia natukene jahtuma selle köögiviljad. Las ta natuke jahtub maha. Ma lähen korraga välja siit. Ma unustasin midagi. Kohe tagasi. Soo. Ei pahanda, jah? Ei pahanda. Nüüd jääd üle. Ikka juhtub. Aga ma olen juba tagasi. No nii, see käis küll sul kiiresti. Nii. Kas talvel, ma tean, et Alde Hansa minu silmi esimest korda jäi niimoodi, et kui ma nägin neid pähkleid siin tänaval, kui ma olin noor poiss 19-aastasena, ma ei mäleta, võib-olla see oli natuke hiljem ka, et kui ma siia tulin, et siis ma nägin Alde Hansa neid pähkleid igal pool. Kas praegu talvel ka neid pähkleid müüakse või? Iga pool müüvedakse. Ja. Me teeme seda. Iga kaupli saab kätte saadavat. Ma just mõtlesin seda, et tänaval just praegus, et... Praegu mina teada samamoodi nagu restoran. Et on ka... On kinni, ja. No vanalinnas on nii tühi. Ja. Hetkel on, aga loodame, et siin asi läheb ikka paremaks iga päevaga. Kindlasti läheb. Positiiv mõtlemine viib edasi. Absoluutselt. Mul on head uudised, halvad uudised. Nii. Hea uudised, liha ei ole valmis. Ei ole või? Ei ole üle küpsetatud. Ei ole üle küpsetatud, see on jah. Halvad uudised, peab natuke ootama. See on küll halb uudis ei ole. See ei oleks halb uudis, kui ta on üle küpsetatud, jah? No liha on alati natuke mängimine, on ju? Seda küll, jah. Ta küpseb natuke nii edasi. Kui sul on head abilised siin sellel liha sisetembi mõõtmisel, et siis ma arvan, et saame hakkama. No kindlasti. Ma tahan natuke Alde Hansas jubla mooska panna. Pane muidu. Jälle see magusus. See sobib hästi, see sibul ja siis selle magusus. Mis te selle magususe sealt saate? Mis moosi või? Ma saan aru, et suhkruga, aga mis? Suhkruga ja... Suhkur ja... Ja äädikas. Äädikas ja sibul, jah. Ja jälle tehniik, see ei lähe korega panni sisse muidugi. Võtab erinevat etapp. Peame seda kunnima. Kuna mina mõtlesin, et äkki siia vaatame, kuidas see sobib, et paneme kitsejuustuga natuke siia mul selle salati peale. Ma arvan, et see sobib hästi. Et maitseme. Paneme need kuubikud, siis saame pärast otsustada sinna alla laivi kommentaariumisse saame kirjutada, kas panna või mitte panna. Panna. Muidugi.
siin on natuke veel, natuke see roheline siin peale. Siis mul oli üks plaan veel siin, et ma vaatan, kus mul see... Sul on salaplaan, jah? Jaa, väike salaplaan, et ma röstin selle kitsejuustu ka natukene ära. Ossa poss. Vaata, ilusasti ja kiiresti ta selle värvi juurde võtab ja siis ta annab siia sellise hästi mõnusa maitse ka veel. Maitse nüansi. Tule vaata sõber. No nii, kuule, ideaalne. Lauri, kas sa näed ka või? Lauri Laan kaamera taga, 55, ai. Kuule. No see on juba kaamera süüdi, on ju? Jah, see on valmis. Ideaalne, Manu. Hästi tabatud temperatuur. Et sul sellist kaamera ees sellist pinget ei ole, ma saan siis aru, et sul tuleb kõik isegi siin ka välja ideaalselt. Aitäh, nii armas. No ei ole esimene kord ka muidugi, seda küll, jah. Täpselt. Vaata, kui ilus on siin. Tõesti ilus. Kas Belgia juurde sinu sünnimaa juurde tagasi tulles, et kas Belgias nagu väga vist metsa ei ole, aga kas seal nagu seda ulukit ka liigub või on seal mingid? Võta, nüüd on läbi, jah. Alati, kui ma olin tööl Belgiast, alati september kuni detsember, jaanuari algus serveeritakse restoran, ainult uuli. Ongi nii, jah? Hästi populaarne, jah? Joo. Ainult seda, aga siis on metspart, väga levinud. Jaa, lindu on vist palju, kuna... Meie lemmik jänised. Jänised, jah. Ja hirv ka natuke, aga vähe. Ja metssiga muidugi, mis tulib nagu see lõuna-Belgiast, jah. Selge. Eesti keeles. Siis me panen natuke trühvlid juurde, kui sa lubad. Paneme muidugi. Ma panen sulle ka natuke tuhi. Pane. See trühvel sobib igale poole. Teeb natuke rikustab, jah. Nii. Võt selline. Väga vinge. Mul on siin natukene veel seda, paneme sellist tilliõli ka. Mul on võtan tast, las ta olla. On siia fooliumi sisse pandud, et see värvus püsiks kauem nagu selline roekas. Panen sellist, niristan seda õli ka meile siia veel. Kuule, väga uhke näeb see välja meil see värk siin juba. Väga tipp-tupp. Ütleme, et siit juba... Kõik Reneed on päris tubli. Ütleme, et need kokad ka siin taga. Tubli poisid on ja väike suur siin. Aga Manu, räägi, kas sul on veel siia midagi lisada või et meil on siin üks... Mis me soovime lisada? Üks väike üllatus ka sulle tegelikult kus juures. On ju? Seal juurde? Jah. Oho, räägi. Tauno tuleb, räägib sellest korra või? Mina ei tea, mis see üllatus see siis on. Vot. Mulle kommenteeriti... Üllatusid mulle. Tegelikult kommenteeriti, et teete nii kiiresti pole ükski kokk suutnud siin nüüd teha, et me oleme 38 minutit eetris olnud ainult, nii et see on... Manul oli see hea omadus, et kui tal suu käis, siis tal samal ajal käed ka toimetasid, nii et... Mul oli kokku lepitud 40 minti, rohkem ei tohi. Nii. Väga hea. Et oletegi lõpetanud või? Jaa. Võib-olla Lauri näitab veel korra seda kaamerasse ka, et mis see tulemus sealt siis tuli, eks ole. Siuke ta välja nägi. Aga mis see üllatus või asi on siis selline, et ma tean, et Manul on olnud väike soov seal jõuluvanale kuskil aasta lõpus. Imesid juhtub, jõulusoovid täituvad, Manu. Teinekord kipuvad need soovid nagu täitu. Ma tulen nüüd siin ka pilti korra, eks ole. Tule muidugi. See mikrofon on siin näpu vahel, eks ole. Aga Allar annab, nii et üle, et meil on sulle üks nagu pidulik selline kingitus personaalselt, et see on esimene eksemplar siis Eestis ja selgituseks nagu pealtvaatajatele, et see on tõesti retseptiraamat ja Big Vinegi retseptiraamat, nii et see on siis nagu... Ütleme, et
Vau. Kaalub ikka nii mõnegi Kaalub, kilo, jah. see on korralik piibel. Palun, Manu. Kõik on täis, aitäh. Nüüd sa saad järgi. Tule siia ka. Üllatus, aga üllatus. Aitäh. No see raamatut on nüüd ka auhinnu võitnud ka, on ju? Jaa. Kas sa lugesid ja pärem pildist? Nüüd sa saad siit raamatust mõned head retseptid veel nipid, et kui sa järgmine kord jälle meile siia külla tuled, et siis sa saad laivi vaatajatele ka mõned retseptid Need on nii värske trükitud, on ju, 2 kuud on ju, 3 kuud. Ja 2 aastat tehti tööd peale. No ma jälgisin natuke see. Just. Positiivne on see, et on flaami keeles. Negatiivne on see, et on flaami keeles. No nii, jah. Ei, seal on vist inglise keele versioon ka, et täitsa olemas. Aga... Pane siia. Aitäh, nii armas. Pane, jah. See on üllatus, jah. Vau. Aga mis meil siis ikka jälle laivi vaatajatele öelda, et head katsetamist kodus ja nagu te näete, et siin ei ole midagi keerulist. Siit võtad natukene seda natuke toda ja ongi ta valmis. Ära karda lihtsalt grineeg, ta natuke teenimist on vaja, temperatuur läheb liiga kõrge, liiga matal, aga see on õppimisprotsess, nagu iga asi, on ju. Nii on, jah. Aga head isu. Aga väga, aitäh teile, mis te meid jälgisite. Kõik ilusat.